Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Kogu tõde kuulutavad Eigo Kaljurand, Kaarel Täll ja ekspert Andres Ooper. Avavile annab Olipet. Ja tervist. Jalgpallistuudio on rottu tulnud, seekord küll kahekesi, et mina Eigo Kaljurand ja Andres Ooper, kuna siin pühapäeva õhtu mõtlesime küll, et oleks äre, kui saaks Madis Kalvetilt koha pealt ka muljeid, kuidas see elu Ungaris on, aga juhtus see, et veetakse neid inimesi hetkel Debrecenist Budapesti bussiga, kus siis saavad lennukiga edasi Chisinausse, kus toimub siis järgmine MM-valikmäng. Aga tänane saade on selles mõttes lihtne, et pühapäev kell on 4 õhtul. Eile natuke vähem kui 15 tundi tagasi sai läbi mäng, kus omavahel võtsid mõõtu Iisrael ja Eesti. Eesti läks 10. minutil Maksim Baskotši väravast 1-0 juhtima, 23. minutil Karl Jakob-Peina seljast lendas pall väravasse, oma väravasse oli 1-1 ja meeletu surve all Eesti oli 1-2, saime kaotuses 75. minutil Eli Taasa lõi värava, eks see kõik on juba jalgpallisõbrale teada. Täna siis võtame natuke kokku eilse mängu. See on siis esimene pool ja teine pool sellest, et ma natuke panin ka hindeid siin mängijatele ja kui mina on siin negatiivne, siis Andres Ooper on meil see alati see optimist ja siis saame vaadata, kas see Ooper tõstab, kelle hindet ta mul paremaks, suuremaks tõstab, et teada Andres Ooper, ma alustan üldse sealt, selline statistika rida sulle, et 20. minutil pealelöögid Eesti vaates 3-6, 60. minutiks pealelöögid Eesti vaates 3-21 ehk 40 minuti jooksul 0-15 ehk 40 minuti jooksul iga 4 minuti tagant lõi Iisrael peale, et algas mäng väga hästi. Jah. Algas tõesti hästi, et selles mõttes olime täitsa sees, plaan oli muidugi ka lihtne, tagant väga ei riskitud, juba intervjuu ajal oli näha, et vihmas ajab ja et ega see mugav võib-olla ei olnud, eks Iisrael pani seal kohe näha, oli ka, et surve peale, kõik mis seinale läks ikka pikaks. Aga see oligi, et esimesel poole kõige rohkem sööt oligi Hein, et see oligi nagu oli näha, et väga sirgjooneline. Täpselt, aga okei, mõistetav valikmäng, esimene valikmäng, me tuleme enamus tuleme vist ikkagi võib öelda ju Eestist kunstmuru pealt või isegi Soomets võib-olla on isegi Hollandis kunstmuru peal nii-öelda, et ja see muru karjumine kindlasti see käis läbi ka kuskil jah, et see võtab oma jagu harjumist, eks see võib-olla jah, poole ja lõpp ja teine poole võisid kindlasti ka seda mõjutada. Aga mis ütleme sealt alates, miks see pall ikkagi ettepoole jäänud, et ühel hetkel, eks ole, alguses tegelikult Tamme võiks ära liita esimesed 20 minutit, sinna hinde juurde jõuame, aga mingi hetk, eks ole, need pallid ei jäänud siin ette püsima, et eks igaüks natuke väsib, eks kaitse teeb omad järeldused, kuidas sa lähed siis järgmist palli võitma, et ega see nüüd nii kerge ka ei ole seal ründajal, niigi ta võitis algus päris hästi, Sinjavski suutis säilitada, Käit tuli seal nagu teisest lainest päris mõnusalt, et see oli näha, isegi mingi pall pandi Jakovlevi peale pikk, et see oli mõistlik. jah, täpselt, kõige lühema venna peale, et aga ütleme, ma ei ütleks, et jah, alguses seda mänguplaani sai väga nahutada või saaks nahutada, et see nagu töötas on ju, et aga loomulikult kui me juba taha jäime, siis hakkasid need nagu mured, et aga kust me veel tuleme on ju tagasi. Üks asi, paar üllatust, esimene üllatus oli see, et ikkagi Henn tegi sellist asja, et vana 4-2-3-1 fänn ikkagi läks selle 5 kaitseliini peale, ütleme 5-3-1-1 oli see ühel hetkel, et Peets on keskkaitsesse, Ussar parem äärel, et oli vaja kuidas ära lappida, aga ei toiminud liialt hästi. Ja seal oligi vaata see sama asi, et need ääred seal sisse, siis need lõiked selja taha, et nad meelitasidki, tahtsid seda äärekaitset välja tõmmata, ehk sinna taha neid jookse tekitada ja ütleme, nende osavus oli ikkagi fantastiline, et palliga olid nad väga hea, väledad, kiired, tehnilised on ja oligi see, need mahajooksud, ükskõik kes sinna sisse poole siis läks, oli see jah, ründaja alune või ründaja ise on, et neid jookse tehti selja taha, et mis tegi kindlasti kaitseliinile parajat peavalu. Ja, et ütleme, et kui minu loogika ütleb, kui vastased teevad kuskil 40 palli puudet ja sinu rastis, see on juba pahatus, on ju. No seal oli. Aga Iisrael tegi 59, et see on haigju number, selles mõttes, et selles mõttes Kalju versus Vaprus, eks ole, seal Kalju teeb 40 mõtet,
et see, kui lihtsalt nad sinna kasti tulid, 59 pallipuudet kastis, see on jõhker number. See oli nii kiired puuted ja neid oli nii palju seal kastis, et oligi ühest läheb mööda, teine korjab üles, et no ütleme nagu siin juba niikuinii on mainitud ka, et ega Igonen oli üks parimaid ju, kes kohe esimesest minutist alates, mis ta teisel poolel tuli, juba päästis ja ütleme, et see värav oli õnnetu kuskil seal jala alt, et aga jah, sellega me olime, see jalgade töö ja oligi, sellega me jäime hätta, et me ei olnud harjunud nende kiirustega jälle toime tulema. Ja, et lähme siis Injetor, mängis Iisrael, kui siin viimati mängis siis 3-4-3 isegi viimates mängudes, siis nüüd tuli 4-2-3-1, mis võib-olla Eesti jalgpallifännile kõige sarnasem, mis meenutas, oli väga Turro Torrese seda Levadiat, et ääreraitsjad hästi üles laiust ja need kaks alumispoolikut, et sul olid hästi madalal, et selline ääreraitsjad laiusesse ja siis üks alumine küsis alla nurka, sealt hakkas see ülesehitus pihta. Et selline, et ma arvan, et Levadia ja selle Iisraeli, mehed on küll hästi erinevad, aga oma loodikalt on nad ikkagi väga sarnased, need ääred siis, et sulle sisse tõmbavad. Aga lisaks sellele oli veel nad ekstra kogu aeg üle mehitasid vasaku ääre, et see tegelikult see parem äär oli pidevalt täiesti üksinda, et üks moment, ongi, et Schönning Larsen oli jube raske, et see nagu pead mõlemat jälgima, on ju, sul tuleb mängija sisse, kes tahab sinna selja taha joosta, sa pead taga kaasas olema, kui sisse sa tuled, kuidas sa jõuad üle anda, seal oli juba see kas ei olnud mitte see esimene värav oli ka, kus ta tuli nagu sisse, ta pidi ja siis tuli välja, siis tuli löök ja värav. Et jah, aga jah, just see eripära, et nad surusid väga palju seal 6-7 vasakut äärt ja siis jah, mingi hetk oligi, vahetati äärt ja oli üks vend, mis see kapten oli jah, et oligi läbi. Jah, Taasa oli siis selle mehe nimi. Okei, hakkame hindet panema, alustame sel korral nii, et alustame võib-olla paremini mängu ära selgitada, ongi see, et alustame Rasmus Peetsonist, parem raitsja. Tal oli ikka kuratlikult raske ülesanne, tema äärel oli Jõivatse Solomon, kes on teinud paarkümmend mängu Inglismaa Kõrgligas, praegu Liitsis on ju, aga Inglismaa Kõrgliga tasem mööndustega ja siis kui paberil see ütleme siis klott, et mina ei tea, seal isegi Wikipedia ütleb, et ta tahtsime, ütleme klott, see on selline turuväärtus, eks ole, 25 miljonit äsja oli Salzburgi Red Bull 20, nende suur tuleviku täht ja see, mida mäng edasi, seda rohkem ta sinna vasakule läks, eks ole appi, et nad läksid sinna, kui ta alustas veel nii-öelda ründe taga, siis lõpuks ta oligi seal Solomoni kahekesi seal äärel tegid ja siis lisaks, eks ole, kuulsa selle Haim Revivo poeg, mis iganes ta eesnimi Roy Revivo, see vasakraitse, ta tõusis sealt, et sinna Peetsonil oli vastaste kaks kõige suuremad staarid vastas. Alustame sellest, Peetson paremraitses, kõva üllatus, ega teed ei pakkunud seda. Jaa, seda küll, me oleks ka arvanud, et Paskotsi ja Peetson keskel, et see oli ka minu jaoks üllatus, aga ma pean ka ütlema, et Peetson tegelikult ei jäänud nagu hätta ju. Arvestades, eks ole, et siin ongi see kontekst oluline, et arvestades, mis mehed tal vastas olid. Ma ütlen, et Solomon on Inglismaa Kõrgliga mees olnud või olnud piiri peal ja see, ma ütlen, see klokk, see on, ütleme aasta kahe pärast, seal pole küsimuski, et see mees on Austria liigas, paneb enam-vähem natuke liialdades üks resultatiivsuspunkt per mäng, eks ole, ta ongi selles mõttes maailma tasemel suur talent. Eestis ei ole sellist olnud, et ütleme, mis veel ja Peetson tuli ka rünnakule, tema viskas ju Audiga, tema sai selle peale löögi, sealt karistas, et ta rünnakul oli, aga seal tehti ta vastu viga, tuleb meelde üks, kus ta võttis julgelt nagu proovis minna, et seal tuleb positiivselt pigem kuidas seda Peetsoni kollane kaart oli esimese poole keskel Küünard Nutiga üsna äsas selge, natukene ma saan aru, kas sina peatreenerina, kas selline, et pigem kiidad, et kehtestas ennast või pigem sellises olukorras ta on selline, et seal on tubli kehtestab, me oleme rääkisime selles meeskond kehtesta ennast, nüüd see Peetson kehtestas ennast, aga see, et tal see kollane oli all, see natukene ikkagi andis tunda, et natukene see samm pidi olema ettevaatlikum. Et nii, raske, väga raske seda kommenteerida, et seal pead jätma selle mängijale. Nii, Peetson, mina panin ikkagi, vanad hea hindesüsteem on siis selline, et 5 ära hea, 4 hea, 3 rahuldav
Rats mitte rahuldav, mina panin 3, puhtalt sellepärast rahuldav esitus, ta ei jäänud häbisse, aga olgem ausad, sealt äärelt ikka tuli ka, et seal ma saan aru, miks keegi paneks siia rahe, ütleks, et Peetsoni äärelt tuli väga palju läbi, aga mina ütlen, et konteksti pannes, et kui seal on vastas sul Solomon ja sul see Klott oli seal ja seal oligi mega raske ja eks me sinna jõuame, palju sealt Jakovlevilt abi tuli. Kas Peetsoni 3, kas sa tahad, Ooper paneks 3 plussi ette, paneks miinusele taha? Ma ei oskagi praegu kõike veel nagu ei proovi seda ette mõelda, ette rutata, aga jah, 3 ma olen nõus. Aga ma ütlen, et see Peetson, kuidas see Peetson nüüd meil nii juhtus, et Peetson meil ühtäkki on muutunud äärekaitsjaks, et Vot seda peab tõesti treeneritel küsima, et ka mina ei näinud seda selliste varianti. Et arvestades just, et Baskotši on kõik kiirem ja asja, et oleks nagu loogilisem seal ääre peal, aga jah, kui me nüüd jõuame Baskotšini, siis jah, võibolla Baskotši oli see ongi, et kes ka parandab kõik muud vead, mis seal võiksid juhtuda, et selles mõttes Baskotši on keskkaitses samamoodi hea, et kui meil oleks neid rohkem, siis oleks neid rohkem Baskotšisid väljakul. No, eks enne mängu natuke üllatus, et Tamm pingil samas, kui sa nägid, kui osavad need vastased on, edasi Iisrael ju kasti ei pannud ju, tsenderdus ei tulnud, kõik see, milles on Tamm tugev, see tsenderdused, eks see kehtestamine, siis tegelikult arvest seda, kui väikese maa peal meeldis neil söötu lükata, siis võib-olla ei olnudki Tamme mäng otseselt. Võib-olla tõesti ei olnud, et jah, et see pall liikus mööda maad, et kiirelt, et seal jah, võib-olla see oli nagu õige otsus. Baskotši puhul värav, esimene värav, 34 mängu, esimene värav oli selline natuke päris, ütleme nii, et vasaku jalada vist oli, see oli väga hästi, selles mõttes jah, eks kokku õpitud, harjutatud see pikk out on ju, oli kiirelt valmis, reageeris kiirelt pallile, tuli löök, õnneks piisavalt tugev, et läks läbi näppude ja ikkagi posti põrkes sisse, et väga hea Baskotšile. Jah, natukene tuli Baskotšil muidugi siis söödupraaki sisse, mis on võib-olla see, et kui Peetson oli väga hädas, ooti sealt alt välja tuleku, siis Baskotši nagu otsis sellised julgeid lahendusi. See ongi, et tegijal juhtub. Ja tegijal juhtub, et seal täpselt see, et seal teisel poolel tuli ka, et kuskil sealt äärelt ikkagi üritas mitte teha siis kindla peale asja, et lükkan lähimale mehele, vaid prooviks lükata palli sinna, kus võiks midagi edasi juhtuda. Aga sealt natuke vist ikka tuli pahandus ka sisse, et aga seda ikka noor mängija ja tegelikult peab olema julge ja et selles mõttes ei ole ka otseselt ju etteheiteid. Arvest seda, et vastased tegid 27 peale lööki, siis ei vist keskkaitset liialt selles mängus ei süüdist, et tuldi äärelt, tuldi läbi keskväljalt on ju, et pigem Baskotši ikka lappis korralikult, eks ole, tacklinguid, eks ole, 3 sööte vahelt ära klaaris, et pigem ka selles olukorras, kus 27 peale lööki, siis pigem, eks ole, julgeks öelda, et Baskotši, mina julgeks öelda, oli ikkagi mängu parim, et värav pluss kaitses väga palju klattimist. No mina paneks Igoneni, aga kui jah, nii, siis ma olen nõus, et Baskotši tegi korraliku esituse kindlasti ja jäi sul midagi kastis mingi tapse ka meelde? Vot ma mõtlen, et kuna ei jäänud otseselt, siis ju siis oli on ju hästi, et muidu üldiselt me olime seal hädas ja nende väljatulekutega või ütleme pressingusse jõudmistega, aga jah, et nüüd nii, jah, ei jäänud, ütlen siis nii, ei jäänud. Selline, kas 1-2 puhul võib 5 ka panna või 5 miinuse panna või läheb ikkagi 4 peale? No jah, vaata, jah, selles mõttes ikkagi kogu meeskond, et ei tahaks ju, et kogu meeskond liiga üles-alla käiks, et ma kujutan ette, et mõni võib-olla siis saab väga suure... Paneme siis 4+. Ja 4+ kindlasti, jah. Kuusk, siin juba mitmed on Kuuske ka kuulutanud, vist oli Delfi Kalvet ja Postimehe Järvel äkki kuulutasid parimaks. Mis oli halb, võib-olla edasi vastaste 1-1 värav, see ikkagi sai alguse Kuuse kehvast klaarimisest, mis... Seal jah, oli jah. Et see, ma ei teagi, kas sellises olukorras, kas on see kaitse aps või see on selline mänguline asi?
No tahaks ju jah, et selliseid apse ei juhtuks, on ju, et tahes-tahtmata need lipsavad sisse, et aga ei ole, ega selles mõttes jälle, ega ta ei lasknud sellest ennast heidutada ju ja ma isegi mõistan, kui sulle tuleb nii palju lööke ja lüüaks ainult nii vähe väravaid, siis võib-olla ei saagi ainult et kaitsjad mängisid nüüd pahasti, on ju. Loomulikult ei tahaks nii palju lööke väravale lasta, mis kui lõpuks väravale tuli 10 lööki vist, on ju, aga kokku 27 järsku või? Ja, et neid on palju, et kas me oleksime jõudnud lähemale, on ju, et see jääb nüüd keskkaitset tegelikult sellisesse, jah. Seal ühe värava ta vist päästis ka ära, kui oli see 59 minutil seesama Roy Revivo. Jah. See seal päris värava ees sai peal virutada ja Ruusk hüppas ette, et Ruuse puhul selles mõttes mul on hea meel, et kui see Ruusk siin vahepeal Eestis käis ja Ungaris oli ja Floras käis korraks, et siis ta ei olnud näha seda Ruuse, kõige tugevam külg on, eks ole, võitlus. Selles ta ei ole palliga osav, ta ei ole, eks ole, pikk, ta ei ole suur, ta ei ole kiire, aga ta on ikkagi kõige alati kõige võitleb, ta on nagu väike Raio Piir. Ja võib kindlasti, ta on jah selline kompromissitu võitleja absoluutselt, et jah, enesekindlus on tal ka päris heal tasemel praegu, et ei kardnud neid vastaseid, ei jäänud milleski välja sellest rütmist. Kas see, väga hästi. Kas see, et Jürgen enne otsustas, et alt ehitades lükkavad passi, lükkab Hein, et väga Ruusk ja Baskotšit liialt ei usaldanud, olge mausad, see oli arusaadav väike. No ütleme nii, et kui seal oleks nüüd Kuusa asemel on Mets, et võib-olla, see on ainult võib-olla, et oleks võib-olla mõned ülesehitused võib-olla rohkem olnud, aga kui see on mänguplaan oli selline, siis kas me saime seda nõuda, et Kuusk parema jalgsena vasaku keskkaitse kohal mängides, et ega see just kõige mugavam tsoon ole, ütleme nii, et Hollandis oli väga tihti see, et surve läks just kõige esimesena, kui oli parema jalgne keskkaitse vasaku kaitse koha peal, et kus see surve tuleb, et kas see oli nüüd meeskonna taktika või otsustasid mängijad, et parem võtame vähem riske. Seal Moldoval on natuke selline, mitte väga suur, ikkagi selline meeter 85 selline see Veerenveni mees, et mis sa arvad, kas Enn vist ütles ka nüüd, et tema näeb Baskotšit keskkaitsjana rohkem. Et kas see Baskotši Kuusk, kui see praegu peaks puusalt kõhutunde pealt ütlema, mis sa arvad, kas Moldo vastu alustame samamoodi või tuleb Tamm ühe? No Tamm sai oma minutid vähemalt vaata kirja, et kui me võtame tema, et juba ainuksi, kuna tal puudusid need minutid koduklubi eest, siis on võimalik, et alustatakse temaga, aga samas ei ole ka otseselt põhjust. Sjönin Larsen, selgita nüüd lahti lihtsale kuulajale, nagu mina, see tasa 2-1 värav. Seal ikkagi, eks ole, Solomon oli palliga vasakul äärel. Tekkis, eks ole, seal oli nagu Iisraeli, või meie siis vaates ütleme vasakul äärel, oli nagu ruumi. Sjönin Larsen nagu käega nagu enda meelest minu meelest andis selle tasa üle sellele Sinjavskile, ja Sinjavski ei liikunud, eks ole, et see on laias laastus üks mees, eks ole, ma saan aru, et natuke ongi taktikaline, aga mina ütleks ikkagi, see oli nagu ebakõla, et seal justkui oligi mees, kellel oli tee väravale, oli vaba, oligi valveta. Seal oli mitu asja korraga need et jah, kui keskele see Sjönin Larsen läheb nii-öelda katma veel keskkaitset ja et kas oleks saanud seal varem öelda infot ja vaadata ja lugeda nagu, et see pall võib ju tulla üle, samas ei saa sa nii-öelda spekuleerida, et sa pead ikkagi olema valmis, arvestades nende tehnilist pagasit, võib see pall tulla ükskõik kuhu, aga jah, et seal kahjuks oli see äär ikka väga-väga vaba ja see tee väravale väga sirge. Kelle, kui sa videost vaatasid äravat teadmata kokkulepped, aga tõenäoliselt seal mingid kokkulepped on, et
kas see on nagu pigem on mõlemad süüdi, et nii Larsen kui Sinjavski, no seal kommunikatsioon jah, et võib-olla natukene lonkas, et oleks võinud kiiremini langeda, appi tulla või jah, et või anda üle või ongi, et kommunikatsioon, et kui sa tead ja näed, et seda on üritatud varemgi juba teha, et ka esimesel väraval Schenning tuli minu arust nagu liiga sisse, et seal oleks võinud natuke lugeda, ennetada asju, aga ma ütlen, kui sa jälle liiga vara midagi teed, siis pannakse sealt vahelt sulle see sööt ja see on veel hullem, et jah. Et see, mis minu meelest võtab hästi kokku selle Larseni päeva, siis ütleme, et Larseni otseselt, natuke märgiline on siit, et tegelikult kui vasakult tuli, eks ole, Roduaed tuli, Iisrael tuli vasakult, siis kõige rohkem peale lööke sai ikkagi see Don Biton, parem äär, 71 minutiga 7 peale lööki. See on see mees, kes oli seal Schenning Larseni vastas. Ja no ei saa öelda, et nagu näpud ei saa väga palju näidata Larsen siin-seal, nagu sa ütlesid esimese värava puhul. No tegelikult oli see 12 Revivo, ei olnud, kes seal oli? Ei, ma mõtlen üleüldse mängus, et tegi see Biton oli ikka nii parem äär, et see tema, nagu sa ütlesid, avavära puhul võib-olla natuke jäi ruum, et kogu aeg oli nagu seda ebatõla, et minu arust Larsen nagu ei olnud väga palju, ei olnud minu jaoks jäi ka Larsen näiteks kindlasti kaugele, et mingites momentides oleks kindlasti võinud agressiivsem olla, et seal võib-olla, ikka kardad, et sulle tehakse võib-olla ära, ei julge nii kiirelt lähedale minna, et see mõnikord jääb silma rohkem. Nii, ja hindab ka Märten Ruusk, mina ütleks hea, isegi selle Schenning Larsi puhul see on see koht, kus sa võib parandada, mina paneks mitte rahuldav raha ära, ma ei oska mitte midagi liialt positiivselt seekord välja tuua. Ma olen sellega okei. Et selles mõttes Baskotši ja 6 keskkaitses absoluutselt ma ei eelistaks ühte teisele ja natukene see vasak, et oleks võinud paremini minna. Eriste arvestades, et kogu see tamp tuli sealt poolt. Värahit ka. Keeruline öelda, eks Hein, eks ole, Heinal oli ikka vähe tööd, et selles mõttes ja Heina esimesed avamised, midagi tuli välja, aga minu mõttes kohe, kui see Eesti survel jäi, need Heina pikad pallid, eks ole, ei läinud, et ma ütlen, see mängu saab jagada justkui kaheks, esimesed 20 minutit ja ülejäänud 7 minutit. Seda küll, et oli, võib öelda küll. Aga Igonen, las Hein jääb, ärme pane hinnet või paneme, et hea töö, aga Igonen arvest seda pusest ta tuli, et ta pole ju, ta ei saa koduluks mängida, tuleb külmalt peale, meeskond on survel, Hein siis kutkus õlale õnnetult, et eks näis, mis seisus ta on, et siin võib saab targemaks saada kohe, eks ole see supertõrje, see oli ikka maailmaklassi tõrjes esimene. Kui kiirelt ta reageeris ja sellele pallile vastu läks, et seal oli nagu 2 olukorda nagu järjest, et see oli mega, eks see nii-öelda tegigi selle set the tone, et andis tooni sellele kogu tema mängule või fooni siis või. Ja selle pealt ta läks päris kaua, et kahju jah, et ta seda 2-1 väravat ära ei võtnud, et seal ei läinud seal pall vastu jalga, aga ei. Kas seal võib nahutada või mitte, et kas oleks võinud teha mingid sammud kiiremini? Mina ütleks, et ei. Ütleks ka ei, pigem ei, et seal ta ju tõstis, ta reageeris ja siis sirutas selle jala välja, see kuidas sealt läks jalgade vahelt, jalgade alt, jah, täpselt, et see ei saa seda, mina ei süüdistaks, jah. Et see tasa tegelikult sealt ära lüüa oli ka korralik. Tal oli kogu aeg, vaata, kogu maailma aeg, et vaadata ja olla fookuses oma löögile. Kas see, et Igonen 13 söötu, millest 5 kohale, mis ma öelda tahan, et alustasime nii, et Heina jalamäng oli väga tähtis ja see väravavahi vahetus natukene ikka selle ründemängu alustamisel ikka mõjus halvavalt, et see mõttes me Neino maailmaklassi jalada mängi väravat, Igonen on tugev väravavaht, et selle jalade mäng paneme sulgudesse. Jaa, ma saan aru, mida sa mõtled, et ei tahaks nii öelda kindlasti, et eks see vaata surve ka pisitasa kasvas ja et selles mõttes eks Igonen oli kindlasti keerulisemas situatsioonis, et Iisraelil kui eeldataval favoriidil lasus ikka mingi koorem ka ja see surve läks
no ütleme suuremaks ja et eks see on sealt ka. 4+, ma arvan, on aus, päris väga hea ei saa öelda, sest et Jalari mäng ja see. Üks meest, kus mulle üldse meeldinud, sina pead nüüd hakkama välja vabandama. Eesti koondises, kui mängija mängib, siis minu meelest ta peab tahtma nii, et tal ninast jookseb verd ja ma ei näe Jakovlevil parem äärel seda, et ta jookseks iga kord lõpuni ja teeks neid asju. Aga võib-olla ma olen jälle liiga kriitiline, aga ta, eks ole, ta alguses, see vaata 1-0 värav on ju sealt tegelikult ta ilus pass oli ja ta seal 20. minutil viimane Eesti peale löök enne rongale jäämist oli ka Jakovlevil on ju, ta nagu oli korraks pildis. Aga no ütleme niimoodi, et eks siin näidas ka, et ei olnud ta kiirus parem kui vastasel, ütleme niimoodi, et mis ta üritas, aga tegelikult joosti ta kinni. Ja kui me sellega juba edu ei saavuta, siis on ikka väga raske, et jah. Et ei olnud võib-olla siis kõige, aga mitte nüüd ainult temast sõltuvalt on ju, ei olnud tal jah kõige lihtsam mäng, ütleme nii. Ja ei seda kinni orsmist tegi ja seda mul ei olnud meeles, ja seda oli paar korda näha. Ja, et ei jooksnud ju nii-öelda, ei jooksnud kedagi ära jah, et pigem oli ta raske. Aga see, et ta seal, see on ka märgiline, et esimene vahetus taktikaline või esimvahetus oli Jakovlevile välja Ussar, siis et see ei olnud nagu juhuslik, vaid see ikkagi kuidagi, see, kuidas see Revivo, see vasakraitse, eks ole, sealt tõusis ja nii vabalt sai tulla ja neid, ma ütlen see sama, kus see kuus päästis, see oli vist viimane Jakovlevi olukord. See Revivo tuli, keskjoonet hakkasid koos tulema, Jakovlev nagu ei andnud meest üle, lihtsalt sörkis mingi 5 meetrit tagapool ja siis lõpuks jäi üldse seisma ja siis Revivo läks jooksis ja sai palli värava ette ja 5 meetri peale. See on see koht, kus nagu ma tahaks näha, et sa rebid särgist, jooksed rohkem, sa tahad rohkem, et natukene, ma ei tea, kes sinu ajal oli. Mina ütlen selle kohta vahest, ütlen, et alibi. Ei, mina ütlen selle kohta, et hästi raske on Eesti koondises mõnikord sisse panna sellise mängija nagu mingil ajal oli noor Tarmo Rink võib-olla, kes kaitsesse liigalt või ütleme Ojamaa mingi, et kogu Eesti nõudis Ojamaa roondisesse äärele panema, on ju. Tegelikult, eks ole, sa ei tee neid jookse. Ma ei tea, 90. Marko Ristel jooksis kaitses alati. No Marko Ristel mängis 6 peal, et tal ei olnud väga pikk maa kaitsesse joosta, ta tegi kaitsetööd kindlasti. Kes seal veel Gert Haavist, kas jooksis alati kaitsesse? No jaa, nüüd sa küsid, kus ma mäletan, ega kõik ise oled ka seal ründes, kus juures mulle meeldis, ma toon jälle enda näite oli kuskilt Aalborgis, ma mängisin ääre peal ja kuidas ma tegin tagasi tööd ja lasin spaage ja võitsin palli ja siis rahvas plaksutab sulle, et see on sama hea tunne peaaegu nagu lüüa värav ausalt, et siin nagu võiksid mängijad kindlasti aru saada, et see kaitsetöö on ülioluline, eriti sellistes mängudes, et tule tee tagasi, tõmba rahvas enda poole. Meil jah, võib-olla ei olnud seal meeletult palju publikut, aga sellegi poolest, jah. See publiku arv muidu selle mainin kära, et see, et Budapest ei ole nüüd väga raudul, et sinna 20-30 fänni jõudis, vist näitab seda hetke ootuste ja horisont, et ma ei tea, no ja võt seda ei oska öelda, et jah, oleks see lootused olnud suured, ma arvan, seal 100, 200, 300. Iisrael võib-olla ei olnud nii atraktiivne vastane siiski sellegi poolest, et kevadist Ungarit nautida. Jakovlevi jats, kas sa leiad mulle argumendid, miks ma peaks selle tegema 3 või 3 miinuseks? Ei leia. Kristo Ussar, tema asemel siis sisse mängis üle poole tunni, võib siis mainida küll, et tuli appi, läks siis tema tuli sinna. Ma mõtlesin, et hakkab seda parem äärt mängima, vaata vahepeal Gert Jammes, ma mõtlesin, et taktikat ei muudeta, ta ikkagi natuke selles mõttes Peetson ikkagi läks ikkagi rohkem keskele ja tõmmati, et mina eeldasin hoopis muud, mina ei eeldan, et mina arvan Jürgen enne, mul on see plaan, aga näed, mees on paindlik. Ma arvan, et see tuli kuskilt ja ülevalt poolt, selles mõttes ülevalt poolt, et ülevalt keegi vaatas, ma ei tea, kuidas neil ära on jagatud, aga jah, et selles mõttes järeldused tehti ikkagi, et on vaja seda liini pikendada. Aga ütleme nii, et Hussar nagu midagi ei pääsnud, et selles mõttes, et ka tema jäi sammu maha, tema tegi seal videod ja tema vahelt mehed tulid, et nagu... Samamoodi üritati ikka nüüd langes see äär madalamale, ikka taheti välja tõmmata, ikka taheti neid jookse sinna selja taha teha, et seda küll. Ja vastasääri ikka vabaks. Aga see on mingi 3 miinus, mina ei tea, midagi halba ei olnud, et oli... Olen nõus.
tuli paremaks, üks mees, mul on üks lemmikmängija, teda ma üldse ei tahaks nahutada ja on loomulikult testpool täitsa Markus Soomets. Aga no tema saab plusspunktid juba selle esimese nurgalöögi eest. Kas saab? Väga hea, et sa sinna kuidas see olukord algas? Soomets keskväljal läks palli võitma, keskväljal täiesti mööda hüppas pallist, Iisrael sai kiiresse, nii et keskväljal tühi. Oli küll, jah. Ja see oli Soomets, läks sinna palli võitma ja ta lappis selle ära, sest järgmises nurgalöölis sai sinna. Aga hästi palju oli sellised apse. Vaata näiteks see esimene kollane jalga vahelt tõmmati ära, siis ta üsna... see oli jah natukene käsi õlale. Ja siis kuskil oli veel, kui vastased said jooksus, olid jälle samamoodi, ta läks pallile peale. Ja siin on vist Poom ja Soomets korrad, et nad kuidagi olid hästi liiklused, hästi sarnased, sellest või Poom ja jälle mööda, et tal oli minust sellised valest hindamisi oli kuidagi, ma ei tea, ootamata palju, ja uuesti Soomets on mu üks lemmikmängijad Eestis ja minu meelest oli ikkagi ootamatult kehv päev kaitses. Niimoodi isegi, jah, sa nüüd lugesid ette, siis kõlab jah nagu, et ei, võib-olla ei olnud kõik õige parem päev, aga ei, minule ta ei jää nagu... Üks olukord on mul nägiras, Kloth, kui sai sealt rastipilt peale, kus tegi see... tegi igone nüljatõrje, kus oli väga hea olukord. See oli samamoodi Soomets oma rastist, hakkas palli klaaris otse sinna ette. Et sellised... See on meil natukene probleem vahet, mingitel hetkedel võib-olla kiirustatakse või on ju, et jah. Ja see oli Larsenid või samamoodi vist oli. Pall oli oma rastis ja puum, sa nad otse vastasele jala peale sinna rastijoone peale. Neid apsi tuli palju. Aga Soomets ma ütlen, et ma ei tea, tal oli, see punane kaart oli lõpuks kirstordil, aga kuidagi, ma ei tea, miks tal see mäng nagu välja. Ja see... Ei, aga ütleme nii, et pingutas, mis ta pingutas, et selles mõttes ma arvan, et tal oli ka keeruline päev seal keskel selle rotatsioonide ja jooksudega kaasa minekud ja ega see lihtne ka ei olnud seal kindlasti kahe alumise roll, ütleme, eilses mängus. Ja eks ta pidi ju, eks ole, sinna suht palju abiks käima ka sinna nii-öelda, kus need vasad... Äärtesse. Ja see maha jooksud ongi, et kuhu oligi, et kes selle maha võtab, et kas selle võtab keskkaitse või läheb 6 kaasa, et eks see ongi nüüd meeskonna taktika, et ja neid oli oma jagu. Soomets siis sina päris kahte ei paneks, ma saaks aru, kas või selle... Jah, ei tahaks küll. Selge, siis paneme 3, miinuse võib-olla 3. No rahuldav, okei. Mina enda teksis ära ei muuda. Martus Poom, esimesed 20 minutit, kui oli Eesti hea, siis ta oli ära hea. See, kui oli Peetsoni karistus, ei peade löök, eks ole, see oli Poom, sai ääret läbi, Tsenderdus võitis nurjalöögi, ise andis korneri, väga hea korner oli Peetsoni pea peale. Ja siis Jakovlevi viimane see pealelöök, eks ole, seal krastijoone 20 minutiga andis taaskord. Poom võitis keskvälja, aitas palli võita, sealt vasakul Tsenderdus pealelöök. Ja siis. Ja siis läks raskeks. Siis läks raskeks, et jah, ütleme, ma ei oskagi nagu tõesti... et millega siis edasi nagu silma jäi, on ju, või silma torkas, ega läkski, ma ütlen, me just ütlesime, et pool kaitset tal oligi keeruline, just need jooksud, rotatsioonid, et nendega toime tulla, me pigem võime öelda, et oli keeruline. Kas see, et mul on selline 2 lolli küsimust, esimene neist, see, et Soomets ja Poom paatihti liitusid kuidagi sama mehe peale või samasse tsooni korraga, et minu loogika on see, et üks jääb nagu rünnakul näiteks, et sa oled üks läheb palli peale, teine jääb natuke kontrollima, siis minu vahepeal liitusid hästi sarnased, mis tekitas meile sellised nagu tühja auke. Võib-olla siin tuleb midagi klubiliselt, et kus on harjutud ühe alumisega mängima ja siis ongi, et kes, kus, kuidas üle võtab, et selles mõttes et kui oleks jah, et oled kindlalt 2 alumisega, siis sa tead, et üks läheb, teine jääb a la, mis iganes on ju, keegi kogu aeg kontrollib seda kaitseliini esist, on ju. Teine teooria, kas on võimalik, et mängija mõtleb liiga palju? Võimalik. Selles mõttes vaata, üks värav ja seal oli ka, Poom oli lähim mees seal, eks, lähim mees sellele, kes peale lõi, eks ole, täpselt see, et Poom mingitel kohtel võiks instinkti usaldada, et seal natuke minust on seda, et ta nagu mõtleb ja see sekund osa nagu mõtlemist, siis on juba midagi juhtunud, eks ole, et võib-olla et see, et ta mõtleb, see teeb ta heaks mängijaks. Aga võib-olla Iisraeli vastu, et seal natuke on see... Vahest on vaja tegutseda kiiremini. Et see on natuke võib-olla, mida ma jõuda tahan, on see, et see on Eestimaal, ütleme, Kuressaare vastu ja
kuskil Iirimaal nagu saad hakkama niimoodi, selline Iisraeli vast nagu täpselt see, et nagu, täpselt 0,2 sekundit korra kuskil. Et see on sul huvitav. Aga ma ütlen, et need ongi need kiirused, millega sa oled harjunud igapäevaselt töötama, aga nii on, et kus klubis mängivad, Iisraelis nüüd meeletult, kas on nüüd meeletult parem kui Eesti või Iiri või ikkagi on, et top-klubid kindlasti kohe, aga nii on. Jah, Poom siis saigi ühe korra karistuslööki keerutada, keerutas müüri, et see mõttes tegelikult oli silma paistav, et mina paneks 3-, nagu Soometsale, mina panin Soometsas ka ja paneme, et Soomets 3- ja Poom 3-. No, sobib. Meie kõigi lemmik, kes Laisi Sinjavski, mees, kes siis igapäevaselt tahab tegutseda, miskipärast tahab hakata kaitsjaks. Ma saan aru, et ta klubist tahab ära minna, sellepärast on jutud või kuskil ma olen, et ta ei taha mängida äärel, ta tahaks olla kaitsja. Mis on see on see, et vanusega tuleb, et tulen liigun allapoole. No ma arvan, et see CV mõistes on ei, mis 28 juba vana mees. 32 või siis lähed alla. Aga eks ta oli natuke identne, selles osas oli identne, et kui sa ütlesid, vaata, et Jakovlev, kui tahtis kiirusega ette võeta, siis võeti kinni. Aga ma pean ütlema jälle, mängu algus kindlasti rohkem, et seekord ma nägin nagu Sinjavskit, kes tahtis ja võttis ka ette ja üritas, et jäid pallid jäid ka mõned alles ikkagi, jäid püsima ja me saime järgi tulla, aga mida mängu edenedes, siis seda rohkem nii-öelda nähtamatuks see asi jäi, ütleme niimoodi. Seda otsustavust oli eriti lõpus, et seal oli mingit korratus ta oli seal vasakul, just kui oleks mõtled noor Sinjavski, eks ole, või selline Flora 28 on parim vanus. Vaata on üsna selline mina ei kaitses natuke, ma saan aru, ta tahab kaitseks hakata, natuke maha maramist oli ka, et seal see tegelikult oli kõigil, oli see kastis sellist vastaste maha maramist, mitte Vot see on see ennetus on ju, et ennetus, et see ei ole ka spekuleerimine aga sa ennetad, sa loed mängu, proovid, et me nagu ikka natukene tundub, et nagu kartsime, et meile tehakse ära ja siis tehtigi ära, et loomulikult oligi Iisrael, kui nad läksid kiirustega, väiksed nõksud, asjad olid sees, et see oli keeruline. Aga just see kastis, eks ole, Rein murrab kasti, siis kuidagi oli nii, et aga seal olegi, pane varvast vahele, läheb sul üle jala, et keegi nagu pennalt ka ei taha teha, et jah. Aga nüüd, kui sa ütled, et ta tahtis kaitses olla, siis see teise värava puhul oleks ju võinud lugeda, kui ta nii väga tahtis olla, et seal loe siis, kus see oht on, et tule appi. Mina oleks kahe pandada, ma saan aru, ooper on siin ka positiivsel, läheb natukene ja positiivsel. 3, me paneme siis keskele 3, et ma sobib hästi. Matis Käit, mina kirjutasin enda teksti, et ma jagaks 2. See, mis ta teeb kaitses, on üliäge, et minust ta teeb ülihead pressi. Ta kuidagi, kui oli see kõrge pressi olukord, ta teeb nagu tarku otsuseid, et ta suudabki joosta sinna, et vastane ta loeb mängu hästi, loeb keha keelt, see on, mida ma just ütlesin eelmine kord, käib 10, võeti kuulda. Aga ja see ei ole päris veel see, et võib-olla on natuke jälle uus harjumatu positsioon, aga ta tuleb sealt tagant, ta loeb, ta korjab need pallid üles, ta loeb vastast, et mulle iseenesest ta meeldis, aga saab paremini. Ja, et rünnakul ta liialt suurt märki maha jätnud, eks ole, et seda mängu sidumine ja temalt tahaks veel, mis ta on löönud vanasti, et tuleb kasti tagant, lööb peale, et tal on hea löök, tead, võib-olla oleks võinud veel neid korjata, eks. Naljakas, et sina tulid välja sellega, et väga meeldis ja tahad seda veel. Mina just vaatasin, et ma saan aru, miks Käit on langenud karjääris sinna ja ma saan aru, aga vaata seda ma ütlegi, et tal on see kvaliteet olemas, aga lihtsalt kui sa ikkagi nüüd juba, ma ei ütle nädalast nädalasse, vaid aastast aastasse mängid juba madalamal, siis kindlasti sul on ka see mõtteviis võib-olla kaitsvam ja see, et sa jõuad box to box mängida, on okei, aga jah, kui sa oled harjunud, et võib-olla ma ei lähe sinna ette, et ma vaatan, et taga oleks asi kindlam ja kindlustatud, et võib-olla ei ole seda, võib-olla ma ütlen ainult, ei ole tal seda enam nii sisse kodeeritud. Jah, võimalik. Mina panin 3, et see on täitsa rahuldav. Mul meeldis kaitsjana rünnakul päris, ma ei saaks öelda, et tegi hea. Ja ei, seda nõusu, et kui sa oled seal number 10 peal, et tahaks veel, et sa võtad ka ette võib-olla 1-1 täpsed löögid,
läbi söödud, mis iganes, aga loomulikult, ega see on ju meeskonnamäng ja kui meil on raske, siis on ka temal raske. Aleks mõttes Tamm, ma ütleme nii 20. minutiks, ma oleks võinud, ma mõtlesin, et siit tuleb ikka jõhtermäng. Mõtleme üks värav, kuidas see alguse sai. Pall tuli keskväljale Tamme suunas, ta võttis palli, lükkas edasi, eks ole. Jala vahele, sealt sai Sinjavski säärele, käid pani ülikehvad senderduse, eks ole, otsa joone suunas. Tamm spurtis, libistas, hoidis selle palli mängus, pani senderduse, senderdus klaariti ära, tuli Audi sisse viskas, Tamm müras seal niimoodi, et Baskotšil tekkis ruumi, Baskotšil ei värava, selles mõttes, et Tamm oli see, et see rünnak üldse algas, et see pall ei mängu, et see aut visati, et see värav löödi. Ta on selles mõttes, tal on nagu statistikast läheb kirja mitte midagi. Et tegelikult 4, ütleme, poole minuti jooksul 4 või minuti jooksul 4 väga tähtsat asja, kõik olid tahte pealt. Ja see, kuidas ta võitis seal neid 2 võitlusi ja pikalt, sinna pani palli ette, siis sa teadsid, Tamm lükkas edasi. Ja kõik see, aga siis tuli umbes 20 minuti ja no... Ütleme ausalt, et mängu lõpustalt võeti samasugune asi ära, nagu ta tegi ja selle väravaeelne ka selline see nõks, et see oli väga lähedal, et seal üldse viga anda, õnneks vaadati varris, ju siis öeldi, et okei, ei ole piisav, et seal mängu sees näiteks samasugune asi võeti ära, et see on ohtlik, et selline, kas seda oli vaja teha, see karistuslöögi teenis ka tema, see poomi selle. Ei, tal oligi see võitluslikkus ja see on kõik tore, kindlasti see liiga, kus ta nüüd mängib, kindlasti annab talle ainult juurde seda võimsust ja kõike ja ikkagi ta oli olemas, lihtsalt vastase kaitsjad kohanesid temaga. Jah, see on huvitav, et selles mõttes, et ütleme see, mis selle, kes ta vastas oli, ma igatsen ütleb nimeda viisakusest Natšam, Natšmias, see mõttes oli, et mis ta on siis Tel Avivi Matrabi keskkaitse, 20 minutit, eks ole, Tamm tegi talle ära ja tundus, et Tamm teebki 1-0 talle kõva ja peale seda see Natšmias põhimõtteliselt kas võitis peapalli või kui nägi, et jääb alla, viskas pikali, see kohtunud mille kätte. Ja nii oligi selles mõttes, mingi hetk see pall nagu, ei jäänudki siin ette, et selles mõttes, et Tamme, päris selline, mina ei tea, koolitati ikka natuke ka, et... see on hea sõna, koolitati, et selles mõttes, kui sa nüüd sellest õpid, siis see kindlasti saab paremaks. Jah, et ütleme, see on põhjus, miks Tamm mängib Sloveenias, mitte Saksamaal, et täpselt selline mäng on. Järgmine aasta, et et selles mõttes, et see esimesed 20 minutit peaks olema 90 minutit, et selles mõttes, et Tamm algas hästi, jah, selles mõttes see sama, mis sa ütlesid, see vahele astumine keskvälja keha vahele julgelt, ennast salgavalt võib öelda, et ei karda, et ta saab pihta või midagi, et seda on vaja ja ta on siiski väga noor alles ja küll kõik need asjad tulevad, et küll väravad tulevad ja et ongi, praegu on vaja tööd teha ja meil Eestis ongi ründaja peab olema ka töökas, et meil ei ole ruumi jalutajatele. Ja ei see, kuidas sa vahepeal raitses tagasi tööd teeb, libistab teeb, pääses kollaseta, mis tema puhul on see, et pääses kollaseta hästi. Saab järgmine mäng mängida. Täitsa, mina ütleks, rool rahuldav, sa võid öelda 4 head, kui tahad. No väravat ei tulnud, ütleme, et ma ei saa niimoodi, selline keskmine 3, jah. 3+, okei. 3+, ütleme jah siis või. Robi Saarma, Henri Anier, Joonas Tamm siis sekkusid 82 minutil. Ma ei mäleta, et see palju juurde pandi. 5. Nii palju, okei, ma mõtlesin vähem. 5, oletame siis see mängida 13. Vahet ei ole. Ütleme, said 12 minutit mängida. Robi Saarma, me hinda ette ei saada, Robi Saarma vist ei saanud nagu üldse palli, eks ole, puudutada. Anier andis seal keha mölla, seda ei saanud, Tamm võitis küll paar peapalli, aga ei tada midagi, sest vajalikku särtsu need mehed nagu tõid, aga mitte teravust. Tamm ju võitis kõik peapallid, lihtsalt kes seal ümber olid, et me ei saanud neid teisi palle kätte, et selles mõttes jah, Tammel seda võimsust ja asja on ju, aga kahjuks jäid need asjad, need suudeti likvideerida. See Soomet sai ka punase, et see nagu... Ja see tegi kindlasti selle olukorra viimaseks 10 minutiks veel keerulisemaks, et... See natuke hakkavad meelduma, minust on kõik need valiksarjad, Austriad oli eelmine EM-valik, väga ilus 1-2 kaotus.
siis eelmine kord alustasime rahvusliigat Slovakkiale, oli vist ilus 0-1 kaotus et seisuliselt nagu okei, ja nüüd on väga ülioluline mäng järgmine, et selles mõttes kõik peale Soometsa, ma ei tea, kuidas Sapi tervis on, me ei tea, kuidas Heina tervis on. Kuidas Heina tervis on, et mingid nagu väiksed tagasilöögid on, et ülioluline mäng. Kas see, et Moldova kaotas Norrale 0-5, kas see on pigem hea uudis Eestile või on pigem halb uudis? Kas sina oled õnneks olnud Eesti koondises? Sa oled olnud mängudes, kus sa kodus saad esimese mängu 0-5, oled kindlasti olnud, on. Kas see pigem nagu on, kui sa vaatad tagasi mõnditesse rasketesse perioodidesse, kas see pigem on see kas see tõmbab nagu moti maha või pigem on see, et see pigem on oleneb nüüd jälle treeneritest, et kas see treener just tuli, et see on selline kogemata midagi juhtus, on see pikem aeg, on see mingi kõikide asjade kogum ja nüüd juhtus 0-5 veel siia otsa, et mis see siseelu neil on, seda ma ei oska öelda, ma ei ole ka mängu jõudnud vaadata või isegi highlights. Seal 0-4 oli kiirelt, eks ole? Et seal läks väga kiirelt see asi ja Norra tegi väga kähku asjad klaariks, et Norral on muidugi ka see, et kaks sellist ees oli Storloth ja 2 meeter 95 täpselt, et tere tulemast aga see selleks, eks treeneritel on nüüd peamurdmist et kes, kuidas, mis, aga ütleme, me optimistina ma nagu loodaks midagi optimistina peab siit punkt tulema, eks ole, et siin kas kole punkt või? Mina olen alati koleda punktide poolt mis oletame selle mängu põhjal Peetson, kas järgmine Moldova vastu, seal on vist ikkagi tõenäosus ka, et alustab Bussar või ikkagi Peetson. Kas sa paned sinna Raitson? Jaa, aga nüüd küsimus on siis, et kui liigutatakse Tamm keskele arvad, et Tamm saab? Vot ei tea, et selles mõttes, nagu ma ütlesin, et mingid minutid ta sai natukene, et ta ei kukkunud kindlasti rütmist välja, võitis oma peapallid asjad ära, et miks mitte, et see, miks teda on külmutatud klubis, see on üks asi, aga nüüd ta sai vähemalt mingitki minutid, ma ei tea, kas ta on 90 minuti mees, aga kas treener alustab või toob ta sisse, seda me loomulikult ei tea. Kas Saliste versus Schönin Larsen, vist on ikkagi Larsen on vist selle natukene kaalukaus jääb ikka Schönin Larseni peale, et ega ju midagi hullu ei olnud, et miks sa peaksid nagu meeletult vahetusi tegema ja ma arvan, et see reis küll on siin nii bussidega muuga, et aga 2 päeva taastumiseks ja nii see kava on. Kas täidi tõstaks madalamale või jätaks? Ei, mina jätaks ta üles. Ma annaks talle veel selle võimaluse ja et selles mõttes, nüüd on küsimus, kas Sapi saab mängida, kas me lähme 2 ründajaga, kas Anier või Sapi või kõik seal 2 siis 3-2 saavad alustada, et ääre peal ka nüüd, ma ei tea, kas Jakovlev on ju võib-olla, kes võidakse vahetada või? Jakovlev äkki, Moldova mehed võiks ikkagi üle osta, et seal võiks tema plussid nagu rohkem välja lüüa. Et selles mõttes et annad temale ka nagu vigade paranduse võimaluse. Kes siis minutid ei saanud, natuke üllatav muidugi, et kes nagu minutid ei saanud, mängu täit ja kõik see jutudega, et Palumets, eks ole, ei saanudki peale. Mina olin veendunud, et Palumets alustab, et see oli ootamatu. Kristal ei toonud Millerit, eks ole, taaskord mängutäit ja need jutudega. Päris ootamatu mehed jäid minutit. Aga ütleme, minu arust oli nagu kõik nagu loogilised vahetused iseenesest, et ega siin niisama, ei olnud ju nagu põhjust, et ikkagi tahad ju võita, ka mingi idee oli lõpus, et miks need vahetused olid, on ju. Aga Sapinen, kui on terve, Sapi Tamm kõlaks hästi küll ju. Kõlaks. Ja siis käid oma ädeda kaitsega allapoole. Aga see, et pealöörid, palli valdamine 25%, natuke vähe. Ma nagu mõtleks ka, et Iisrael oli küll hea ja oli seal oma A-liigas ja kõik mängis, mis ta oli Prantsusmaa, Itaaliaga, Belgiaga, et hätta, mingid 2 olid suuremad vist kaotust küll, aga et see pallivaldamine nüüd nii kehvakene oli, 25-75. Kunagi Häberli seadis selle üheks eesmärgiks, et meil peab olema vist järsku oli 40 või? Sellest me olime kaugel.
et see vist on see peamine esimest, aga ma ütlen, et see mis kõige rohkem, et juhtub sellised asju on see, et seda nagu mängu ei saadudki tagasi, et see nagu teeb ikka nii korraks murelikuks, et sa oled... Ega me ohtlikud ei olnud ju, kui sa võtad, et mida me taga igatsema jääme, et sellest on kindlasti kahju, ja, aga võib-olla on ikkagi natukene see hooaja algus, et kust me tuleme ja kuhu me läheme ja et anname selle. Aga no ma ütlen, et enne mängu oleks öeldud 1-2, ma eeldan üsna see tõenäoline skoor. Jah, oligi jälle, et optimistina lootsid vähemalt viikigi, et saaks viigi kätte, aga ma arvan ka, et kindlasti väga, väga palju nüüd, et muretsemiseks nüüd ka põhjust ei ole. No Iisraeli vastu see oli 2 korda mänginud, jah? Midagi nii on, jah. Ma vaatasin nullile. Nulliringid. Kas Moldovada on kogemusi, kas sa mäletad? Võib-olla, nagu oleks. Pane sisse, ma ei tea, Google'isse guugelda, kellele ma väravaid olen löönud. Ja. Mis juhutunde pealt, mis see Moldova, mis ta endast kujutab, on ta selline mingi slaavi keerutamine, on see mingi robustne Balkani jalgpall, mis ta endast on? Ei, ma ei hakka sulle siin valetama, et ei julge nagu sellist analüüsi teha või ei mäleta, aga ma arvaks jah seda sinna kanti, mis me oleme ja pigem sinna siis slaavi poole. Ma vaatan kiirguudeldus ütleb, et ei ole sa löönud Moldovale. Ei ole. Ju siis ei ole mänginud ka. Ja võib-olla ei ole mänginud. Nagu oleks Moldova, Moldaavia, nagu vist oleks, aga võib-olla ei ole. Et ei tea jah, et siis on raske on jah kommenteerida, et mis meid ees ootab, ütleme, et tahaks seda Norra mängu tegelikult vaadata, et mis seal toimub. No nii, et selle saame, tuli ootamatult pikalt. Mis sul on selline, mis sul siis täna on eriti tihke päev, et kõigepealt U18 versus U19, kuidas läks? Kuule, tegelikult võib öelda, et mängisime päris hästi, ei hakka ütlema, miks täpselt seal, mis, aga ei, 3-2 U19 siiski võttis oma, et või nii ei tahaks öelda, et hea lahing oli tõesti, et võib-olla natukene aasta vanemad poisid on mõnedes olukordades vähe tugevamad ja tummisemad, aga minu arust mängisime me väga hea mängu ja mõlemale kasuliku mängu, et meil olid omad võimalused ja näitasime asju, mõned mängijad näitasid ennast heast küljest ja et selles mõttes ja Viimsi trenni kohe edasi. Viimsi trenni edasi ja et meil on uus mängija täna seal. Kes teil välismaalane? Ja et vaatame, et peaks olema. Ma ei oska täpselt öelda, aga jah, et vaatame kõik üle, aga jah, et nii see eluki on. Andres Ooper, sa oled mänginud 2 korda Moldova vastu. Nii, ma ütlen, ikka midagi ma mäletan. Ja väga hea, üks mängudest toimus aastal 98, Eesti kaotas 0-1, pealtvaatajad oli väidetud 1800, mängisid, ründes Narik, et Selinski Jörval, Tordalson peatreen ja küsimus, kus toimus mäng? No Kišinjovis kindlasti mitte. Ei, toimus Eestis. Toimus Eestis. Tartu järjest. Ei. Kohtla-Järve spordikeskuse staadion. No sa mäletad sellist asju? Aasta 98. Võib-olla, see palliga ostub head. Tõesti, ütlen ausalt, et ei tule meil Kohtla-Järvel. No nii on kirjas. Aasta 0-1 Eesti kaotas. Täitsa lõpp, raputan tuhka vähe, et tõesti, see mäng on kuskil unustuste hõlma vajunud. No vaat ja siis ühe korra, et võõrsin mängib Moldova, et see lõppes 0-0 Jooma areenal. Me saime punktid kätte, näed. Mõlemad olid sõprusmängud. Aga no vahi, et selles mõttes ikka oli täitsa mänginud, et Kohtla-Järvel mängiti. Ma praegu üritan mõelda, et kuna ma seal käinud üldse olen. Narvas oleme Balti turniiri mänginud, Tartus oleme mänginud, aga praegu tõesti nii uskumatu kui pole, et Teituriga ikka reisisime ringi ka igal pool, aga jah. No loodame, eeldame, et on õige, et tundub öelda. No peab olema. Ja on, Eesti kaotas Moldova, ma loen siin kohe, mis siin on, vaatan vana päevalehe artikkel Ants Põldojalt. Paar korda keerutas karistusalas päris osalt Andres Ooper, kui peale löögini ei jõudnud see. Et 0-1 ja selliselt oligi, et... Okay.
Siis 98 aasta, jah. No, siis ma olin vormis. Olid vormis. Siin oli, vaat sellised ajad, sain ka targemaks mina. Ma sellist fakti ma ei teadnud, et Kohtla-Järvel selline mäng toimus. Vot, aga Moldovalt, mis me ootame? Punktiga roju, siis on kas see, et Moldova sai 0... Ja see 0-5 küsimus oli, et ja mis see teeb, on ju, et ega peale sellist mängu ma ütleks, et kaotus oleks Eestile pettumus. Nüüd ma lähen viiki. Oleks nad mänginud Norraga 1-1, siis ma oleks, 1-2 Eesti saab võõrsil. Et seal võib olla selline, ma ei tea, loodaks, et Eestile kasulik, et kui me lööme ära, et siis võib-olla Moldoval on, väristab veel rohkem jalga ja elame näeme muidugi. Ja see on päris huvitav, et kuidas see Hen selle platsile selle paneb, et see, et nädal aega saad see koondisegi olla, natuke oli näha, et ma eeldan, et natuke lollilt ma eeldan võib-olla, aga selles mõttes ma eeldan, et kui oleks tulnud sellise lühikese selle treeninglaagri pealt, ma arvan, oleks vähem üllatusi olnud või meie jaoks üllatus. Ma arvan, et Peetson mängis ennast koosseisu või näitas, treenis, et Soomets Poom mängisid Palumetsa pingile näiteks. Selles mõttes on hästi palju ootamatuid neid oli, eks ole. Ma arvan, mingid asjad olid, või see sama, et Tamm et Baskotsi võib-olla ja Kruusis mängisid ja Tamme pingile, et selles mõttes, et see nädalane, see ei ole ju väga tavapärane. Et ei pea kartma, et ütleme, kui sul tulebki see mängu praktikata olek, siis meil on mängijad võtta, kes selle koha täidavad, et ei pea kartma. Ja eks siis edas midagi. Eesti koondis mäng, ma muidugi peast ei tea, millal see Eesti koondis mängib Moldovaga, siis teisipäeva õhtul kella aega. Kell oli 7 või? Nii hilja või? Ma mõtlesin, et sama nagu... Teisipäev. Minust oli varem jah ära. Kas ei olnud? No kui sa nii ütled, ma oleksin teha eeltööd. Ma lähen teisipäev, mis kell te teleke ees olge siis teleke ees taas kord 18.45, kell 7. Siis saab vara õhtul. Miks sulle, see on küsimus, miks Andres Ooperil ei ole ETV stuudios käies pinsakut seljas? Ei püü. Ma saan siin saad näid dressis, siin pole rahvas ei näe, aga kuidas sa lähed? No see oli viisakalt oli. Kas ei öeldud? Ei, ma mõtlesin, kas ma panen või panen, ma eelistasin mitte, et seal niigi palav. Niigi palav. No vaata, ikka korralik meik oli ka tehtud. Ja seda oli küll. Oli näha, raugele näha, et oli ikka. Muidu oli vist nii väsinna. Kuule, sa noor mees vaata, noor elu parimas vormis ees, ikka peab sellise veidi korralla mees peitma, vaata täiesti aru saavad. Täpselt nii. Vot, aga selline see mäng oli, enam-vähem saame hindab paika, oli selline mäng nagu ta oli, et mina liialt optimistlik, mulle see 40 minutit see oli, tulemus oli söödav, aga tahaks natuke enamat, et paneme selle jälle esimese mängu kirja ja et läksime teele, jah, et sa tõid need eelmised esimesed mängud ka muidugi. On ju sarnased. Nagu jah, et aga 1-2 ei ole, jah, siit annab minna, nüüd ongi lihtsalt tõe hetk on nüüd järgmine selline natuke tahaks öelda, et omasugusega. Et see on töö hetk. Paremad. Ma ütlengi, et ma tahaks ka, mina ka nüüd tahaks näha midagi. Aga natuke selles mõttes me Eesti jalgpalliga Jürgen Endril tõi seda uut hingemeister kõik on ja me veel seal oma endaga ei ole hetkel, et me Moldovat läheme võitma. Võõrsil kindlasti, selles mõttes me ei ole veel see kindlasti, et meil ei ole ka nii head vormi hetkel, et jah, et me saame minna, et kuule kindlasti 1-2 lööme ära, et taga hoiame kindlasti 0 ja et meil on veel mõned küsimärgid siin, ütleme, kui on Mets, Hein võib-olla, et kaitsest puudu või et mingid küsimärgid natuke õhku on tulnud. Kas sul on mingi viimane soov ka, mis sa Eesti Moldova mängust näha tahaks? Platsil näiteks, mina tahaks näha 2 ründajat. Mina tahaks 4-4-2 näha. Ma olen see vanad oli mees. Mul ei ole selle vastu, ma ütlen, et mulle meeldib käid ka number 10 peal, aga jah, 2 ründajat on loomulikult. Kas tahaksid näha ja Pihjenit või Kristalit või on sul kedagi? Ma selliseid asju küll. Mina tean teda, mina tahan. Nii öelda treenerile. Joosep Saliste algkoosseisus. Ma treeneritele sellist suuret kindlasti peale ei pane. Ei, ma mõtlen lihtsalt näha. Ma saan aru, et kui nad tulevad võib-olla varust, siis kui nad tulevad varust, olgu nad siis need mängumuutjad, et ma tahaks
tahaks seda suhtumist näha, et kui sa tuled sisse, siis sa tuled sisse sellise tahtmisega, et sa muudad seda mängu. Ja Pihhin, et oleks ka huvitav näha. Kuule, okei, nüüd kohe saab tund, ütle siis nägemist, ma panen rolli ja seekord oli siis seekord hinnete saade. Adieu. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.